Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja me oleme Kalamajas, kus asub väga-väga eriline pood Alma Äri, kelle omanik tähistas jaanuari alguses oma 90. sünnipäeva. Nii et lähme vaatame ringi ja uurime, kuidas üldse elama peab. Tere Alma! Alma, palju õnne juubeli puhul veel kord. Teie pood tegelikult, ma vaatasin, avati 36 aastat tagasi Nõmmel. Et mis hoiab teid iga päev varahommikul poe uksi avamas? Kust seda motivatsiooni, energiat, tahtmist võtta? Seda tahtmine tuli mulle algusest peale, kui ma olin esimene kaupmees, kes alustas omaette äriga. Käisin luba saamas veel kaubandusvalitsusest ja nemad kirjutasid kohe, et ma olen esimene. Wow. Ja siis käisin küsimas veel, et mitu protsenti ma tohin juurde panna, sest Vene aeg kontrolliti väga palju neid protsente, kuidas ma müüsin. Ja nemad ka ei teadnud ja siis, no ei tea, võib-olla 0,7%. Noh, see esialgu oli peaaegu, et puhta muidu, aga hiljem ma hakkasin juba ise mõistma, et peab panema midagi muud. Aga sa oled kunagi mõelnud ka, et aitab küll, võiks rahulikumalt elada juba, et teha tööl pausi? Ei, seda mõtet mul peas pole olnud, sest mulle see töö meeldib ja see äri meeldib ja rahvale meeldib. Ja siis nagu ma võtan endale abilise tütred aitavad ja Nõmmel oli kuskil 10 töötaja. Okay. Aga praegu? Praegu ma olen üksi. Täiesti üksi? Täiesti. Ei, no raamatupidajad on ka. Aga mis teeb seda poodi siis nii eriliseks? Et, sest seda peetakse siin Kalamajas juba legendaarseks on ju? See teeb seda, et siin on nii suur sortiment ja rahvas saab siit seda, mis ta tahab. Inimesed on seda poodi hakanud hindama väga ja käivad vaatamas ja ütlevad, et jumala pärast ära sa seda kinni pane. Aga mida te võiksite soovitada siis noortele, et kes alles võib-olla otsivad seda teed, kuhu minna? Noh, noored, kui nad on huvitatud kaubandusest, siis on muidugi tore, kui nad teeksid ühe sellise samasuguse pudupoe. Et saab tükiviisi müüa ja inimene jooksuga saab läbi minna sealt ja võtta siit paar naela või värvi või näiteks midagi. Aga see rahvale meeldis, et saab pisiasju ka. Aga kuidas teile tundub, et kas tänapäeval on see keerulisem kui vanasti? Ei ole muutunud. Vanasti tehti kõik ette taha ära, aga nüüd peab ise tegema. Ja algul oli ju, Nõmmel oli lehes, õhtulehes, siis saivad teada, et on olemas niisugune pood. Ja rahvas ise reklaamib ka, käivad ja teavad, et kus see pood on. Ja. Et peab tegutsema on ju ja tööd teha ja vaeva nägema. Just, seda on vaja. Aga suur aitäh teile, väga tore, vaatame ringi. Vaadake ringi, jah, ega siin suurt vaeva ei näe, siin ainult ootame ostjaid ja kes tuleb, see saab, mis ta tahab.